tere esmaspäeva! Käes on juba esmaspäeva lõuna ja me oleme siin jälle jalutamas. Ega täna on Norras vaba päev. On see teine pinsadaag, see vaimude nägemise teine päev, see on usklik püha. Ja töönädal hakkab homsest, aga meil ju nüüd järgnevatel nädalatel väga ei olegi mingit töid. Sest ju, nagu ma juba mitu korda maininud olen, siis Markol on kehaoperatsioon ja ta peab siis puhkama. Aga üldiselt, kui meil on tööst rohkem vaba aega, siis ega me siis liigumegi õues rohkem ja vaatame loodust. Täna olen ma tulnud siis Stööreni äärde jalutama. See on siis meist teise poole väike, ta võib Eesti mõistes suke väike alevik öelda. Ja eesmärk on jälle oma 5 kilomeetrit täis jalutada. Ja ega me muud siin ei teida. Täna me koristasime natuke keldrit või vähemalt sorteerisin ära mingid asjad, mis peaks ära viima prügilasse. Et seal oli oi kui palju asju tekkinud. Aga siit on näha see kaunis Norra loodus. Konstantselt sajab vihma, aga olen jõudnud trotsida seda vihma ja ikka jalutanud. Sealt tagant kaugelt paistab Stöör. Ja nüüd ma 2,5 kilomeetrit jalutasin üles mäkke nüüd. Keeran otsa ringi ja jalutan siis tagasi. Aga jah, vihma sajab konstantselt. Aga ega see meid ei heiduta. Jalutan aga edasi. Sealt kuskilt tagant tuleb Marko selle aega, kui mina 5 kilomeetrit jalutab, tema jalutab kuskil 8-9. Et ma samm on ikka tunduvalt kiirem. Vaatad on siin ilusad ja mis see väike vihm ikka siin teeb. Ikka mõnus. Tegelikult on hea mõnus värske õhk, et vahest see päikese palavus ei olegi nii hea. Mulle meeldib tegelikult sellised sügisesed ilmad. Et paned väikse jaki ja peale ja papud jalga ja lähed. Vot siis. Natuke ehitusest rääkida, siis minu arust on imetlusväärne, kuidas norrakaid ei sega ei mingi kivi ega mitte midagi. Et siin ju tegelikult on olnud ju ennem ka täiesti mäetükke niimoodi on puuritud siis tee läbi. See tee läheb ühe uusarenduse maatükkideni. Siia veel maju pole hakatud ehitama. Selles suhtes on siin hea jalutamas käia, et siin ei ole mitte mingisugust liiklust. Aga asfalttee läheb pikalt. Aga jah, vaadata, kuidas nad siin uurivad neid teid igalt poolt läbi on ikka imetlusväärne. Muidugi nad korjavad sellest kõvasti raha ka teemaksude näol. Et ja kui neid kive vaadata siit, siis või seda läbi raiutud vahet, siis see on ehtne elav geograafiatund. Siit on täpselt näha, kuidas omal ajal kõik see kihid on kujunenud. Minu arust väga kihvt on niimoodi vaadata. Selles suhtes on äge siin looduses jalutada, et sa näed seda kuidagi reaalselt, seda geograafiatundi kogu aeg. Nii vaata, nautimiseks on lausa pandud siia pingike. Et istud, kõlgutad jalga ja vaatad kaugustesse mõnusasti. Siin laiutab meil Stöören oma tehaste ja spordihoonete ja lasteaeda ja koolide ja eramutega. Aga kui sa oled kuskil kõrgel mäe otsas, siis see maailm tundub nii tilluke. Ilus. No nii on teisipäev. Oleme jälle linna jõudnud. Meil on teise poole müts peas. Lähme nüüd köögi mingeid mööbli
vidinaid ära tegema. Natuke varem. Täna mul jälle silmad jooksevad ette. Käisin praegust 3. ehituspoes Upspüük, kus me saime siis oma vajalikud asjad. Ja nüüd lähme vaatame, mis me selle köögimeebliga peale seal siis hakkame. No nii, me käisime seal külgi juures ära nüüd ja kahjuks sai ta ikka poolikuks, sest see külg ja laud, mis telliti, oli liiga väike, et selle köögiga on igasugust jama. Ja lamp ma ka põlema ei saanud, nii me peame natuke mingi elektrikuga rääkimas. Aga nüüd me tulime natukeseks siia kaubandust kammima. Vaatame, mis siin pakub, äkki on mõnda huvitavat asja. Meil on ka Normal, kus saab odavat kosmeetikat osta. Nii, hommikul 7:30 Marko on kirurgidele üle antud. Ma lähen siis nii kauaks koju ootama. Loodame, et kõik läheb hästi. No nii, mina olen autos ja hakkan kodu poole sõitma. Meil on õudne koerailm. Jube vihmane juba mitmendat päeva. Aga loodame, et suvi tuleb ikka ilus. Siin osad lubavad sooja suve. Aga kas tuleb või ei tea. Eelmine aasta juuli oli meil küll väga ilus. Täpselt see aeg, kui norrakatel kõigil puhkus on, siis nad said nautida mõnusat suve. Meil on küll nüüd puhkus järgmisel 2 nädalal, sest Marko peab saama taastuda. Ehk siis näis. Loodame, et tal läheb hästi. No nii, keerasin autol otsad ringi, sellepärast, et Marko helistas mulle, et ma võin talle järgi minna. Kuna peakirurg otsustas, et operatsioon on nii riskantne ja seda ei tee nad. Ma ei tea küll, miks nad ei oleks võinud seda juba eile meile teatada. Nii et jah, lähen ja korjan ta siis uuesti peale jälle. Siis vaatab, mis ta siis räägib. No nii, täna on juba reede, ma ei ole vahepeal videoklippe teinudki. Et mis sest Marko opist sai, siis oli siis selline olukord, et ta läks sinna haiglasse. Ta oli juba pidžaama seljas ja umbes hakkab neid uiduteid võtma. Siis tuli kirurg sinna tema juurde ja hakkas temaga rääkima, et kui hull sul see ikka on ja et palju see valu teeb ja nii edasi. Ja et opi õnnestumine on ainult 30%. Ja kui op ei õnnestu, siis edaspidi on tal see pöialand niimoodi kindlalt paigal, et ta ei saa kunagi enam liikuma. Et kas see on seda väärt. Tegid seal igasuguseid teste, analüüse ja siis jõudsid ikkagi järeldusele, et praegu siis täna nad seda operatsiooni ei tee, et kui tulevikus tekitab mingeid suuremaid probleeme, et siis võtavad nad selle operatsiooni ette. Et nii ta siis jäi, aga mina olin juba 2 nädalat meie tühjaks tõstnud. No muidugi me nüüd ootame ühte köögi tasapinda, et see ära panna, et siis oleks nende töödega kõik ja võiks väikse puhkusreisi ette võtta. Aga jah, et nii ta on. Aga täna ma olen siin kodus ja kavatsen muru niitma hakata. Märkan siis heina pealt siin maha võtta. Ma jõnestasin palju ja see on ainult üks tunniajane töö. Ja ongi tehtud. Aga nagu näha on ta väga kõrgeks läinud, et tuleb see töö ära teha. Midagi ei ole teha. Läheme siis muru niidukjaga välja ja teeme ära. Nii, väike hingepaus ja siis võib võtta käsile trimmeri. Muru sai niidetud, aga nüüd on vaja kõik aiaääred ja seinaääred kõik ära trimmerdada. Selle hunniku äkki saab ka siit homme väiksemaks. Meil on plaan võtta homme käru ja kõik oma seisma jäänud pahna ära viia. Me käime ikka ehitustel ja jätame igasuguseid asju alles, et äkki seda on vaja, äkki seda on vaja. Ja lõpptulemus on see, et nad lihtsalt vettivad, mädanevad, roiskuvad, kuidas neid nimeta. Lihtsalt siin ja neid ei saa nii enam kasutada, nii et homme läheb sorteerimiseks, mida enam ei saa ja mida saab alles hoida. Aga jah,
veel natuke ja siis saab valmis selle aia. No nii, saigi see pupsik maha võetud. Noh, ma lasen ühe päeva vist tal tõusta ja võib-olla lasen muruniidukiga üle jälle. Siia ma jätan alati siukse tutsaka loomade jaoks, või mitte loomade, vaid putukate jaoks. Ja siin on mu taga siis siuke looduslik kivitaimla. Siia tulevad vaarikad mul mõnusasti. Ja siin kasvavad 2 kuusekest, mis me oleme istutanud. Ja siis on siin loondus iga kord kujundab. Iga aasta ta läheb aina võimsamaks ja ilusamaks ja toredamaks. Seal põõsad aia taga on ka mul vaarikad tavaliselt. Nad on metsikud vaarikad. Nii et iga aasta ühe vaarikumopsu ja metsmaasika saame ikka endale suhu pista. Aga selle aastal on Norras kampaania, et võiks iga inimene istutada maha lilli mesilaste jaoks. Noh, ma siis otsustasin ka seda teha, sest mul on üks väike aiamaja kastike tehtud, kus ei kasva midagi. Ma vaatan, kas siis need lilled hakkavad seal kasvama või ei hakka. Ainuke asi, mis mul siin kastikuga kasvab, on see murulauk. Vot, niimoodi. Paneme need siia siis maha ja vaatame, kas saavad mesilased endale mingit lilli või ei saa. Siin peaks olema mingi päevalill ja ma saan aru, et karikakar ja rukkilill äkki. Vaatame, mis siit siis välja tuleb lõpuks sügiseks. Nii, olen oma jalutusringil ja jälle olen jõe äärde jõudnud. Jõel vesi on päris palju langenud. Nagu näha, need saarekesed on tekkinud ja siit läheb otse kärestik alla. Ja ma lähengi sinna jõe äärde jalutama. Kodu on siis praktiliselt Kaula jõe ääres ja Kaula jõgi on siis üks kalarikkamaid jõgesi. Ütleme nii, et ma elan ühe kalamehe unistuste jõe ääres, aga ma ise ei ole kahjuks kalamees ja Marko ka ei ole. Ja siit siis püütakse lõhet. Hooaeg hakkab siis 1. juuni ja lõpeb 31. august. Ja kirglikumad kalamehed on siis teinud endale jõe äärde sellised putkad, kus nad saavad siis mõnusasti istuda ja elu nautida. Ja ta on niimoodi maapinna külge kinni tõmmatud, sest see jõgi tõuseb üle kallaste tihti sügisel ja talvel, kui vihma ja sademeid on väga palju. Eriti kevadel kipub see nii olema. Aga jah, 1. juuni on meil juba esmaspäev, nii et esmaspäeva õhtuks on see jõe äär tõenäoliselt jälle kalamehi täis. Püütakse siin Lendridvaga, vist oli selle nimi. Ja jõe äär on siis selline koht, kuhu sa pead ka ostma siis kalastusloa. Fjordis ja ookeanis võid käia ilma kalastusloata, aga jõe äärde pead sa siis ostma kalastusloa. Noh, soovitakse ennem osta selle loa, kui minna rööppüüdi tegema, sest et trahvid on väga räiged, et vaevalt keegi tahab 10 000 eurot niisama pärast ära maksta. Aga jah, selline ta on. Mõnus jõekene, kus saab püüda siis lõhet. Aga ma siis jätkan oma väikest vinkleid. Prügipäev. Sai kõik saast keldrist peale visatud. Kong on ka täis. Ja nüüd lähme viime prügilasse kogu selle jama ära. Eesmärk on maja ümbert võimalikult palju kola lihtsalt minema visata. Vaat nii. Võime täna veel Ikeasse kolama. Ja mõtlesin, et teeme siin ka ühe lõunasöögi, sest see on üks norrakate üks. Ütleme, et siin saab kõige tervislikumat süüa. Mujal on pitsa ja kebaab ja neid ma väga ei taha. Ma mõtlesin, et teeks ühe vähe tervislikuma lõunasöögi. Sõime ära lõhe, nüüd läheme jalutama. Siin on täna nii palju rahvast. Õudne.
perekonnad veedavad siin aega lausa nüüd selles IKEA-s. Prügilas oli täna hästi palju rahvast, sest tehakse vist kodus suur puhastust ja IKEA-s oli ka palju rahvast. Aga see on üks väheseid. Ma pean ütlema nagu, et ärge sööge IKEA-s. Õudne toit. Ei olnud, mulle just see lõhe väga meeldis. Väga meeldis, et IKEA on üks väheseid, kus ma saan normaalset toidu. Ei ole see täitsa hea. Mõnus lõhe oli ubadega, mis mulle väga maitses. Nüüd lähme jalutame need lisakilod maha. Trondheimis on kuidagi viimasel väga palju rahvast liikumas. Marko on spordituuridel ja käib ja imetleb muudkui oma spordidesse. Aga siin me vaikselt jalutame. Kuidagi väga palju rahvast on. Ei tea miks. Vanasti ikka suvel puhkustaega hakkasid vähenema rahvamassid. Pühapäev me jälle jalutama tulnud Jordi äärde Trondheimi. Leidsime siit jälle mõnusad rajad, kus natukene oma jalgu liigutada. Kaunis vaade meil siin. Ja märked juhul. Teda on küll siin lummavad. Seal on Trondheim. Seal taamal on näha Munkholmi saar, kus vanasti elasid mungad. Sinna on võimalik minna ka ekskursioonile täiesti. Aga jah, see on mõnus. Endiselt maaliline vaatepilt. Jalutusradade ääres on mõnusad puhkekohad. Norras täna on hästi palju siin rahvast jalutamas. Kui päike paistab, siis põhimõtteliselt ma olen norrakad lühikestes pükstes. Ka mina olen täna juba lühikestes pükstes. Et jaa, mõnus soe. Kuskil 17 kraadi näitas. No, mulle meeldivadki ilmad kuni 20 kraadi maks. Üle selle on minu jaoks juba troopika ja seda ma ei arvasta. Aga jah, Trondheimis on palju jalutusradu, kus on tehtud siis ka sellised mõnusad istumiskohad, kus sa võid tulla oma väikese pikniku teha ja mõnusasti nautida siis seda olemist siin. Iga teekonna lõpus on väike kohvik. Nii ka siin ootab juba seal all kohvik, mis on suhteliselt rahvast täis. Aga siin on mõnus ääres sadam. Vaadid on juba täna välja aetud ja lähevad norrakad naudivad oma päeva täiega. Kas pole mõnus? Tõeliselt suvine ilm. Aga ikka, kui mina käin 5 kilomeetrit, siis Marko jõuab seda ja käia juba oma 10 kilomeetrit ja rohkem. Ma peangi minema otsima auto ja minema otsima üles siis tema. Ta on ilmselt hakanud meil trenni tegema. Ehk siis lähme vaatame, kus ta on. Rada on veel nüüd väga mägine üles-alla. Et ega see 5 kilomeetrit oli ka üks paras trennine läks täna. Aga jah, mõnus on vaadata, kuidas sellised vanad paarikesed tulevad käsi käes jalutama. Norrakad ikka on harjunud väga palju looduses olema. Ja kui ikka päike paistab, siis nad on kõik ubus. Ja arvastavad igasuguseid sporditegevusi ja ka niisama jalutamist. Aga mõnus, väga mõnus on. Tänapäeval pole mitte mugav elu. Et teada saada, kus su mees on, võtad sa lihtsalt lahti äpi ja vaatad. No näed, kus ta siis on? Ta on poolel teel Ranheimi. See siin on muideks see tehissaar, mille juures me kunagi siin mõned nädalad tagasi käisime. Ja issand, ta palus ju mul siia tulla ju. Tal on siis veel päris pika trenni teeb täna meil täna. Okei, ma lähen talle siis sinna
kohta vastu, kus ta palus ja hakkan talle siis vastu jalutama. Tahtis joosta ka natukene, eks ta tuleb sealt higisena tagasi. Et jah, lähme siis otsime ta üles. No, ongi käes pühapäeva õhtu. Päike loojub vaikselt mägede taha. Noh, sutsukene pimedamaks veel läheb, aga mitte oluliselt. Käes on see aeg, kus enam väga pimedaks ei lähe. Ja väga raske on uinuda, sest kogu aeg on valge. Tulin siia natukene õue peale jalutama. Mõtlesin, et hingan veel värsket õhku ennem, kui lähen tuttu. Kell on 10 tegelikult juba ja peaks hakkama tudumajja minema, sest et homme on hommikuvara üks objekti ülevaatus. Ja äkki siis köögitasapind ka saabub ja saame siis uue nädalat selle ära teha. Igal juhul täna oli väga-väga ilus pühapäev. Päike paistis, Marko sai kõvasti sporti teha, mina sain mõnusasti jalutada. Ja mis siis ikka? Uus nädal on ees ootamas.